Õel Rahvasuu räägib Harjumaa Anija valla Kaunissaare küla Mädasoo talu elanike kohta hirmsaid jutte. Selles peres pidavad koeralihast lugu peetama. Iga paari aasta tagant leiab järjekordne truu majavalvur tee supipotti. Mädasoo talus elavad justkui muistsed kütid korilased, kes suutvad isegi 20 meetri kauguselt odaga koera tabada. Talu peremees Friedel Vilbiks ütleb selle peale, et jama jutt. Jutt või naermajad, 4 koera. Vaata, kas väits valetab ikka. Aga praegu on ju näha, seda koera on ju üritatud tappa üle eile. Midagi üritatud tappa. Kus see tunnistada on neid ja? Kurat, valetab raiska. Just rääkisin säässin Sulasega. Mis Sulane rääkis? Säästis naerab. Loll juttu ja hakkavad suust välja. Et see on, võib siis öelda niimoodi, et see on noorte vandenõu nagu siis vanade vastu. Ja. Kätte maksa, mida sul maksa on nüüd ja? Võlgades ise raiska. Friedeli elukaaslase Agnes Vallendi lapsed Lii ja Enn on aga hoopis teist meelt. Üks koer lihtsalt mingi robi, see lihtsalt löödi maha ja viidi sinna naabrite metsa siit üle põllu ja siis üks koer lihtsalt Friedel lõi ka oma arvu, tahtis maha lüüa, aga jättis koera piinla ja viskas siia garaaži nurga taha ja siis ema läks pärast hiljem vaatama, ütles, et mida sa piinad koer, et mina siis löö korralikult maha, et koer piinleb ja aga ei mingit loomaarsti ega mitte midagi, et koerad on täiesti kogu aeg süstimata ja õde tõi meil ühe koera rokki, see ka umbes löödi maha ja siin odaga visati ja siis ma ei tea, oli vist sinna hoovi peale viidud ja pärast hiljem oli mõneda nagu juttude järgi oli sass maksa viinud tuppa ära praadinud ja pärast oli see suppi ka veel keetnud lisaks. Nagu enda koer ikkagi, kas nagu imelik ei olnud süüa teda või? Tal oli ju nimi Robi ja ta oli sul nagu sõber ja jooksis nagu väravasse vastu, aga... kes ammustas oma sõpra, inimesest sõpra. Aga ta ammustas sind või? Ei, mitte mind, Raivot, see mees on manalas juba, aga autot remontis seal all garaažis ja võttis kätte tõmbas perse lõhki nüüd vähe. Ja siis pärast seda nagu lõita maha ja siis sõid ära nagu, jah? Ei söönud ära. Pool andsime koertele, maksa lihtsalt püksime persse. Aga koera maks hea ei ole, jah? Ei ole. Vastab see tõele või? Muidugi, pakkus oma pruudile ka. Mis imelik, koerealased söövad ka, kurat söövad ja inimesed rottis ja näitas telekast, no mis imelik on. See on nalja pole midagi. Kasupoeg Enn on selles talus mitmeid aastad ka ise elanud. Tema silmad on nii mõndagi näinud. Peremees on joob ennast siin juua täis ja hakkab siis kõigile ütlema, et koertele süüa anda ei tohi, et suured koerad tuleb ära evitada, kui kutsikad tulevad ja siis räägib selle Sulasega ja Sulane hakkab siis sinu otsaga kohe pihta. See on jah, mitmendaid aastad siin juba olnud. Ma võin garanteerida, mina olen siin olnud 8 aastat, siin iga aasta see on niisugune jama olnud. Hiljaaegu juhtus Mädasoo talus järjekordne veretöö. Mida teha koeraga, kui ta teid ära tüütab? Siin Mädasoo talus arvatakse, et kõige õigem viis koerast vabanemiseks on temal kirvega pea maha raiumine. Kas on õige või vale teguviis, otsustage ise. Talusulane Aleksander Prantsev raius kirvega koer Pämbit. Nüüd sai Enn Nurmel mõõt täis ja ta teatas juhtunust loomakaitsesse. Sa käisid praegult lollusi tegemas, saad sa aru? Mina käisin lollusi tegema. Jah, lollusi, väga palju lollusi. Margus tuli seda kaebama. Sina ei karju siin õues. Seal poiss vaite. Võtova naine kau. Läksite kehla. Midagi jää puudu. Otsist oma kuradi, mis on täidud kiri oli traafid kaelas. Tõid ära või? Sinu mure minu täidud. Vot isa käis kehlas. Isale öeldi, et täidud kiri on. Traafid kaelas, maksavad traafid kurat ära. Esimese asjaga kohe närvi. Täitsa meil kurat siin, kurat vaja õied. Ja korja sina oma asjad käsid. Mina tulen homme isaga. Tuleka ka veel. Või auto sulle ka. Küll sa ei jõuagi tulla see kohale. Tulen küll. Auto ka. Mis sa siia üldse vedasid? Sul on mees kehras, elad seal siis? Minu mees on siin. Ja me elame kehras. See on minu poega, mitte sinu mees. Tahad näha, kaua te elad? Ei olete mingit kiilatud. Ära lolli möla. Me oleme kiilatud. Ma ei taha sul lolli juttu rääkida. Kiilatud. Nägin väga hästi, siin saunas kõige teistega. Sa mõtled, ma ei näida. Kao häljast õuest. Sina ei tule ütlema. Sina ei tule siia õue lõugama. Tule tähvardama või? Kao välja. Tule tähvardama. Sa muidu siis sitta kardad või? Noh, mis sa said? Saad sa mind politseisse. Sain ühe maardus magada, väga hea. Lähed veel?
Sina lähed rohkem. Mina olen aga see läheb kinni sul. See ei lähe kinni. Nüüd ta sinna ka jõuad. Oi, tal on trahvi väga palju kaelas. Ta ei jõu neid trahvi. Sina oled tingimusi kaelast ära, nüüd oled nii uhke, jah? Mis asja? Kuna talus viina viskavad mehed on tihti kaklemishimulised, siis kutsuti ka politsei. Talu peremees Fridel ja tema sulane Aleksander pugesid politseid nähes peitu. Tanti uks lahti kohe. Ta paneb sealt jooksumisse. Siia poole. Aleksander Prantsev üritas akna kaudu plehku pista. Õnneks tajus ta, et põgenemine on mõttetu ja avas viimaks oma häärperi ukse. Tuli ette. Mis siis selgus? Pange nüüd tähele. Sulane räägib talu peremehe sisse. Just Fridel Vilbiks käskis sulasel oma paariaastase õuekoera Pämbi teise ilma saata. Peremehe käsk on seaduseks ja töövahendiks valiti seekord kirves. Selle koha pealt. Ja ausid käin ka siia, et võtan täpselt sisikonnavasen välja, eksu, et saab poertele kassidele läheb need üle. Selge. Kus sa kirve panid? Kirves on minu. See on mõned ilusti tõmmusin kaelapidi siit kinni. Ja siis lihtsalt need kaela taha jäi see nöör, eks ju, ja kirvega panin, siis lõi nööri katki ja panin. Nüüd urjad, siis läks halvasti. Läks jah, ja näed, siin nöör on selline. Läbi löödud. No näitas on nööri siin valges ka, enam ei olnud näha. Selle köiega sidusid sinna nagu, jah? Ja tõmmasin ilusti kaelapidi sinna läheb. Aleksander Prantsevi viimane otsustav hoop tabas aga hoopis köit ja surmani hirmunud Pämbi pistis metsa poole liduma. Koerad on aga piiritult truud ja usaldavad oma peremehi. Hommikul tuli aga haavatud loomake heas usus oma timukate juurde tagasi. Valesti tegi, sest koheselt püüti ta kinni ja pandi kuuri hukkamist ootama. Aleksandril oli temaga juba uus plaan. Ema rääkis, et saist tahtis tas grillliha üldse teha. Ära grillida, et umbes. Tas läkki, jah. Koeral on vigastused. Koera eest hoolitsenud isik võttis nagu teatud tegevused omaks ja nüüd politsei alustab antud juhtumi kohta kriminaalmenetlust. Pämbi ja tema kutsika edasine tee viis tõpratohtri juurde. 2 tundi kestnud operatsioon lõppes õnnelikult ja Pämbi elu enam ohus ei ole. See trauma ei ole sisuliselt võib öelda, et ei ole nagu hetkel ka eluohtlik. Mis nüüd on see, et ta on saanud ilmselt päris kõvasti põlutada, kuna mõlemas silmas on väga märkimisväärsed verevalumid. Ehk et see on seletatav nüüd peatraumaga, koljusisese rõhutõusuga ja selliste ebameeldivustega. Aga nendest haavadest see koer on võimeline täielikult paranema. Looma omanikule endal loomalt elu võtmine see seadusega keelatud ja karistatud. Pämbil ja kutsikal vedas, reeglina lõpevad sellised lood aga kurvalt. Kas aga sellistel inimestel nagu Mädasoo talu peremees Fridel Vilbiks peab olema Eesti riigis loomapidamise õigus? Kõik löön maha, selle varjupaiga kaevitan ära. Millise varjupaiga? Need värsed vedad see siia võrd.